Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Riiko Veskiväli. Tere tulemast. Tere. Ja me just lõpetasime minu sünnikaardi lugemise läbi väga põneva platvormi, mille sa ise oled loonud. Ja nagu ma aru saan, siis sina ei tegele mitte tavalise klassikalise astroloogiaga, vaid täpsemalt millega? Arhetüüpse astroloogia. Arhetüüpne astroloogia. Selgita kuulajatele, mis see vahe on siis nagu tavalisest astroloogiast ja horoskoobist, et mis tähtkujud meil seal on ja millega siis sina täpsemalt tegeled? Jaa, ma arvan, et selle tavalise astroloogia puhul või tavalisel inimesel ongi teadmine siis oma sellest tähtkujust. Et mina olen neitsi ja siis ema on keegi teine ja kolmas on kalad ja siis neljas on vähk. Et tavalisel inimesel on teadmine astroloogiast siis sedapidi just nende tähtkujude järgi, et neid on seal 12 tükki. Ja selline traditsionaalne astroloogia keskendubki siis, seal on võib-olla siis 4 muutujat, ma võin nendest lahti rääkida. Et siis keskendub just siis nendele tähtkujudele ja siis vaadatakse, et näiteks, et mis see, kui mina olen siis neitsi, siis tähendab seda, et siis minu seal sünni ajal siis päike oli just seal neitsi tähtkujus. Seal siis ärksamad tüübid teavad ka siis, et kus tähtkujus oli nende kuu või kus siis tähtkujus oli nende see tõusumärk. Et see on siis selline traditsionaalne astroloogia, seal on siis muidugi veel see teine suur muutuja on siis need majade teemad. Et seal on siis samamoodi, kui on 12 tähtkuju, siis sinna on veel pandud siis 12 sellist mõttelist sektorit majade näol. Oleneb siis, mis planeet sul, mis majas on, siis nad sealt ka loevad asju välja. Ja siis on muidugi need planeedid, eks, need 10 tükki, millest siis meie praegult, mida ma sinu sünnikaarti lugesin, siis millele me just keskendusime nendele planeetidele, siis mida ütleme siis traditsionaalses astroloogias seal kreeklastel ja roomlastel, et seal oli 7 tükki neid, siis 5 planeeti, mida on silmaga näha ja siis päike ja kuu. Need on ka kutsutakse planeetiks, kuigi teaduslikult nad siis päris planeedid ei ole. Et seal üks on siis täht ja teine on selline tehis kaaslane või selline kuu siis, eks. Aga 7 planeeti ja siis kaasajal on veel 3 tükki veel avastatud, keda ma sulle tutvustasin. Et kokku on neid planeete seal 10. Et see on siis selline 3. muutuja, et alustasime tähtkujudest, siis traditsionaalses astroloogias siis on need majad, eks, siis on need planeedid ja siis see 4. viimane muutuja, need suur 4 tegurit, mis siis astroloogia teevad, on siis aspektid või, et siis need on need suhted, mida need planeedid seal üleval võtavad. Et oletame, et siis sinul siis seal oli sündides, taevas olid, just vaatasime siis see kuu, Veenus ja Saturn olid sul seal kõik kõrvuti. See on üks sellised esimesed põhilisi suhted, et kui planeed on seal taevas koos. Et see on siis selline traditsionaalne astroloogia, võib seda siis niimoodi nagu lääne astroloogiaks, mis siis kasutab seda 4 muutujat. Ja siis seal, ja siis on muidugi veel India astroloogia, see on nagu suur teema. Ja siis seal lääne astroloogia sees on siis hästi palju veel erinevaid koolkondi, et need majade süsteemid, mida ma ise ka siin meie lugemisel enda selles astroloogia puhul ei puuduta, et need majade süsteemide puhul on veel hästi palju erinevad koolkondi. Aga miks siis see arhetüüpne astroloogia ja miks ma sellega tegelen ja miks see siis eristub sellest lääne tava astroloogiast? Sealt on siis need tähtkujud ja need majad on nagu välja jäetud ja see mingis mõttes siis nagu lihtsustab kogu seda asja inimese jaoks. Ma just mõtlengi, et võib-olla kuulajad, kes ei ole astroloogiaga üldse nagu kursis, ei teagi, et seal nii palju neid erinevaid variante võimalusi on, et kui sa ütled astroloogia, ta arvab kohe horoskoop, vähk, kalad, neitsi on ja siis mis see kuu sulle toob, aga me ei rääkinud tähtkujudest mitte midagi, me rääkisime ainult nagu minust, et see oli nii põnev. Jaa, et mida siis need 10 planeeti või siis need päike, kuu ja kõik need aitavad teha, et siis nad aitavad inimesel siis ennast kuidagi nagu kõrvalt tajuda. See on nagu see perspektiivi nihe. Ja siis, kui siis rääkida, siis võib-olla siis esiteks nendest 7 planeedist, mida siis võib-olla seal, need nimed siis tulevad meil, kõik on ju kuulnud neid nimesi, et kõik on kuulnud sõna Merkuur, kõik teavad Veenust ja kõik teavad sõna Marss.
Jupiterist, Saturnist oleme ka vist koolist vähemalt on selgeks õpetatud need nimed ja need nimed siis tulevad roomlastelt. Ja siis, kui sa läheksid siis ütleme seal nüüd mitte Rooma impeeriumisse, aga veel see Rooma vabariik, mis oli siis enne kui Caesar tuli võimule ja siis enne kui ristiusust või kristlusest sai Rooma see põhiusk, siis enne seda roomlad olid ju paganad, eks. Ja siis seal on seal Rooma siseringi liikunud ka ühe korra, ehk siis seal Rooma kõige kõrgemate mägede otsas olid siis need Jupiteri templid. Või siis seal olid Marsi templid, Veenuse templid. Igale sellele taevakehale siis, no see oli selline suur asi või minu selline suur avastus, enne kui ma astroloogiast midagi teadnud. Et ma vaatasin, et need roomlaste, need nimed, 7 planeedi nime ja siis need on roomlastelt saadud nimed, siis ma vaatasin need kreeklastel need samad siin nimesid. No siis seal Veenus on Afrodite ja mis võib-olla osad inimesed teavad, siis ma ei tea, Marss on Ares, eks. Et ma vaatasin, et neil on nagu sama tüübid, aga lihtsalt teistsuguste nimedega. Ja siis lähed Indiasse, täpselt sama asi. Nad räägivad nendest samadest planeetidest ja nende jumalate või nende planeetide omadused on samad, lihtsalt nimed on teistsugused. Või siis lähed kuhugi Mesopotaamiasse. See, ütleme, see eriti vana, nagu ütlevad selle praeguse tsivilisatsiooni selline nagu alguspunkt või häll. Lähed sinna, vaatad, jälle teistsugused nimed. Aga see jutt ja need omadused nendel jumalatel on samad. Et see selline esimene asi, mis ma vaatasin, ei ole huvitav, et seal mingi sarnasus siis nende jumalate vahel, et lihtsalt mingid teistsugused riided on neile selga pandud. Aga jah, see arhetüüpne astroloogia, ta on hästi lihtne, ta siis aitab inimesel taas meenutada, et millised need taevakehad seal üleval on, mida nad siis meie elus kannavad, nad on sellised põhimustrid, see arhetüüpne astroloogia, et see sõna arhetüüp on ka siis selline, mis asi on arhetüüp on ju, et see on selline põhimuster. Et me seal rääkisime Merkuurist, Merkuuri põhimuster on siis selline kõne, rääkimine, mõtlemine, meel. Veenuse põhimuster on siis selline armastus, harmoonia, sotsiaalsus, ilu, sellised kaunid, harmooniat toovad osad elust. Marss on siis selline tegutsemine, julgus, liikumine, reageerimine instinktiivselt, vastuhakkamine, kaitsmine, ründamine, suunatud tegevus. Siis Jupiter on selline avardumine, sellest rääkisime, sul on Jupiter ja Merkuur on koos seal. See kõne, meele, avardumine, avarad sõnad, avar meel. Loodusrahvad kutsusid seda Jupiteri siis suureks eredaks, et ta ongi selline suur ja ere, avardaja. Ja siis Saturn on siis selline töö, struktuur, kord, jäikus, reaalne käe katsutav maailm. Et nad on sellised jumalad või need seal üleval liiguvad ka, need on võimalik silmaga näha ka ja siis iidsed tsivilisatsioonid teadsid, 1000 aastat nad teadsid nendest, nad ei vahtinud telefone, nad vahtisid sinna ülesse. Ja neil oli kõik selge, mis seal üleval oli, neil olid lood olid sealt ülevalt. Tähtkujud rääkisid nendele mingit muinasjuttu. Iga planeet, nad olid teadlikud, et mida see iga planeet neie endi elus tähendas. Ja see muutis neid siis ise endist ka nagu teadlikumaks ja see arhetüüpne astroloogia selle aluspanija on selline mees nagu Richard Tarnas. Ja siis praegu tõlgitakse eesti keelde ka, siis Postimehe fond tõlgib tema seda teist suurt teost, selle asja nimi, raamatu nimi on siis Kosmos ja psüühe. Ja seal ta ka siis tegelebki just selle arhetüüpse astroloogiaga. Ja siis ta, kui hakkas seda raamatut kirjutama ka, siis ta ütles, et miks ta võttis siis just need planeedid ja need suhted. See, kuidas ma sulle täna sünnikaarti lugesin ja see arhetüüpne astroloogia tegelebki siis nende planeetide ja suhetega. Et miks ta seda tegi? Ütles, et sellepärast, et kui ta oleks toonud veel sinna need tähtkujud ja need majad ka sisse, siis 99% kuulajatest oleks ära kukkunud. See läheb nii kompleksseks, see läheb nii keeruliseks. Mis majas sul on, planeet on seal majas, nüüd seal tähtkuju on seal. See läheb nii keeruliseks, et tavainimene, see astroloogia on juba nii keeruline süsteem ja siis kui sul on veel 4 sükest keerulist muutujat, sellest on üliraske aru saada. Sest ma kunagi ammu käisin ka Eestis ühe traditsionaalse astroloogi juures, väga positiivne kogemus oli ja kindlasti soovitan inimestel käia ka siis nende traditsionaalsete astroloogide poolt, et kindlasti see süsteem nüüd ei ole kuidagi parem ega ülev, vaid need
kõik on omamoodi head, et tasub kõigile avatud olla. Aga mis ta siis teeb, et ta aitab siis nagu kuidagi lihtsaks selle asja teha ja ta aitab selle niiviisi vastu võetavaks teha ka sellele tavalise inimesele, kellel võib-olla ei ole seda teadmist. Ja ma hakkasingi rääkima, et kui ma siin käisin, siis võib-olla juba siin 10 aastat tagasi, ma olen ka ühe sellise lääne astroloogi juures käinud ja väga positiivne kogemus oli, aga ma mitte midagi aru küll ei saanud seal, kui ma selles lugemises olin, et ta võttis selle sünnikaardi ette, siis seal oli mingi tohutult jooni ja mingid tähtkujud ja majad ja siis ta luges mulle selle juttu ette ja küll seal see jutt oli tähenduslik ja ma lindistasin selle ülesse ja vahest järgnevatel aastatel kuulasin ja tõepoolest see oli väga hea. Siis said aru. Ja, et see oli hea jutt või ta nagu toitis on ju, aga kuidagi see täis nagu tunnetus selle osas, et mismoodi see taevas seal üleval on minu sünnihetkel või kuidas või milline see iga see et see nagu aru saamine kuidagi sellisel kehalisel tasandil jäi täiesti puudu, et selle oli selline suur sein minu ja siis selle astroloogia vahel. Ma just mõtlengi see lugemine, mis me nagu täna mulle tegime, et kui kasulik see võib olla inimestele, kes on nagu, kuidas sa ütled siis kadunud, et ta ei tea, mis ta tahab teha, ta ei tea, kes ta on ja et see nagu annab sulle nii palju nagu kinnitust ja see, et kes sa tegelikult oled ja mis sa võiksid siin teha ja kuidas sa käitud on ja et hästi põnev. Ja see nii huvitav, mis ongi, et sellest me sinu kaardi lugemisel rääkisime ka, et mis seal sünnikaardist hästi välja tuleb, eriti nende planeetide suhete vahel on see, et sealt tulevad välja siis meie need tugevused ja nõrkused. Ja huvitav on see, et mida vanem inimene tuleb sünnikaardi lugemisele, siis näiteks ma ei tea, seal 50-aastane või 60-aastane, siis inimesed on juba oma selle elu jooksul ka leidnud üles tegelikult need oma tugevused ja oma karjäärid ja tööd, oma töö siis selle peale rajanud. Aga mõtle, kui mul käib ka noori inimese sünnikaardi lugemisele, et mõtle, kui palju parem on ja nagu ägedam ja nagu teadlikumalt sa saad elada, kui sa juba varakult näed oma neid tugevusi. Et see aitab ka siis inimesel minna mööda seda rada või usaldada on ja seda, et mul ka ütleme 20-ndast ka ma hästi palju katsetasin, liikusin ringi ja vaatasin, nii proovisin seda, proovisin teist ja siis üks hetk ka võtsin lihtsalt sammu tagasi, mõtlesin, et ja siis nagu mõtlesin, et nende asjade peale, mis mul nagu üli hästi välja tulevad, ongi need kõige tugevamad, paremad omadused, et nagu tööta nendega, tee nende peale äri, tee nende peale oma projekte, tööta nendega, et need on need, mis sind elus edasi kannavad ja see, et sulle ma sünnikaardi lugemise lõpus ütlesin ka, et mis mõte on siis nagu selle sünnikaardi lugemisel on see, et see aitab siis meil iseendasse rohkem nagu armuda või iseennast rohkem vastu võtta. Et näha iseennast oma selles heas kui ka selles halvas. Et tihti ka seal kaardis on ka siis sellised nagu toetavad seisud ja siis on ka sellised nagu tugevad seisud ja sellised pinges seisud ja sellised nimetakski tugevateks aspektideks, et need on ka tihti need siis, mis elus ka meid tegelikult edasi liigutavad nagu eriti jõuliselt. Et ma julgen küll öelda, et kõik kõige raskemad kogemused, mis mul elus olnud on, et nendest on tulnud ka võib-olla selline kõige kindlam ja selline kõige juurdunud selliseid teadmisi või kogemusi, tugevad iseloomu omadused siis sünnikaardis ka, et ma ei tea, mul ka kliente on käinud, kes on käinud Eestis ka mingite astroloogide juures ja siis ma ka selliseid asju, kui need astroloogid räägivad neile seal üsna sellised nagu destruktiivsed on. Näiteks see astroloogia, mille mina tegelen ka, et ta ei ole selline konkreetselt ennustav, vaid et ta pigem nagu avardab inimest. Ta aitab siis inimesel nagu ise tegutseda. Aga see lääne astroloogia ja ütleme selline nagu vanem astroloogia, Indias on seda ka. Need seal ülikonkreetselt ütlevad. See on selline ohukoht tegelikult. Ülisuur ohukoht, jah. See astroloog peab ikka väga suure vastutuse enda peale võtma ja peab oskama oma tööd nii-öelda teha, et mõni nõrgema psüühikaga inimene läheb ja kuuleb, mis talle öeldakse ja paneb pillid kotti. No nii ongi jah, sest Eestis ei ole ka otseselt selliseid nagu organisatsioone, mis tegeleks sellega, aga see on suur teema, näiteks USAs on nagu 2 suurt organisatsiooni on, et mis nagu ka ongi kogu see eetika selles teemas, eks. Ja ma olen päris palju nagu Eestis näiteid kuulnud, kus astroloogid nagu
panevad üli räigelt ja umbes lähed sinna siis umbes, et ütlevad nii konkreetselt mingeid asju, et umbes, et selle mehega sul nagu, et see mees abiellub veel 2 korda, et temaga pole mõtet asju ajada ja või umbes, et sa ei saa lapsi ja või umbes, et või noh, öeldakse nii konkreetseid asju ja seal noh, see on nagu, vaata inimesel on see häda on ka, et sõnal on nii suur jõud jah. ja eriti kui vaata noh, vanasti ka eestlastel olid kõik need ära nagu sõnamised ja sajatamised ja kõik siuksed asjad, kus kui keegi ütleb sulle midagi, siis sa hakkadki toitma seda. Aga astroloogia nagu selles mõttes on huvitav, et inimestel on see esimene mõte, mis tihti astroloogia tekib, on see, et kuidagi siis need planeedid nagu põhjustavad mingid sündmuseid. Et seal üleval, et see on minu sünnikaart, eks, ja nüüd ma olengi selline sellepärast, et need kuidagi nagu teevad mind selliseks. Aga ta on kuidagi, ta nagu ei tööta päris otseselt nii, et nüüd, et see planeet nüüd põhjustab sul mingi konkreetse sündmuse, vaid ta töötab kuidagi nii, et see vaba tahe on ka olemas. Ja see vaba tahe jääb alati alles. Et ja see on kuidagi selline nagu tricky teema natuke selle astroloogia puhul, et ühe koha pealt need planeedid nagu mõjutavad, aga teise koha pealt meil jääb alati inimesena võimalus siis teha nagu selles hetkes, kus on see tugev mõjutus nii-öelda, et siis me saame teha sellise teadliku valiku ja liigutada siis seda tasakaalupunkti siis ühele või teisele poole. Aga mis see oli, mis me seal lõpus vaatasime mulle, et see oligi mingi pikem periood ja mingi planeet mind seal mõjutas, nagu nüüd see mingi 5 aastat või mis seal oli. Räägi natuke sellest, see oli hästi põnev. Jaa, no see ongi siis, selle asja nimi on siis nagu transiita. Ja see on ka siis üks selline põnevamad osi ka astroloogia puhul. Et see, et kui see transiitis lahti seletada nagu lihtsalt, et kuidas siis tähendab, et sul on siis nii-öelda see hetk, kui sa sündisid ja sinu sünnikaart, ja siis hakkasid elama. Ja siis see tänane päev on siin. Ja siin planeet maa peal, eks, ja siis sinu sünnihetkest kuni selle tänase hetkeni, siis need planeedid siin kogu aeg liikusid edasi, kuniks nad on jõudnud siis siia praegusse punkti. Ja sellisel hämmastaval kombel siis see sinu sünnihetke taevas on siis sellisest, ja see praegune taevas siin on, et siin päike seal ja siis Saturn, Neptuun seal kuskil, Jupiter seal kaksikutes, et need on see omavahel sellises tähenduslikus suhtes. Ja noh, kuidas see toimib, seda noh, lääne teadus ei ole seda ära selgitanud, aga kuidagi see toimub, et lihtsalt need sünkroonsused on nii ilmselged, et seal mingis mõttes seal oligi kirjas, et see algas 2024 aasta aprillis. Ja mul algaski uus tsükkel 2024 aasta aprillis. Ja, et seal see on tõeliselt hämmastav, et ja noh, seal veel eriti nendel transiitide puhul, siis seal tekivadki, noh, oletame sinu puhul, siis seal oli nii, et sinu see sünnikaardi Jupiter ja siis Neptuun on praegult siis sellises 90 kraadises suhtes. Et siis tähendabki, et sul siis nagu need teemad tulevad elus rohkem aktiivseks ja just siis sellisel mingil kindel ajaperioodil, et see on 3-4 aastat. Ja eriti hämmastav on nende transiitide puhul on see, et seal tekivad veel siis sellised, noh, ta käib nagu lainetena selle 4 aasta jooksul, et see, kuidas siis, noh, see täpsus seal, ütleme, et sul oli siis seal parajagu selline 90 kraadi ja siis see 4 aasta jooksul siis see niiviisi selline suhe nagu püsib seal see 90 kraadi. Aga seal on mingid momendid, kus ta saavutab nagu seda ideaalset täpsust. See on nii-öelda need 90 kraadiseid täpsused. Ja siis on nii hämmastav, et siis nendel tipphetkedel ka siis tihti need sünkroonsena siis võivad elus toimuda mingid sündmused. Või siis võivad toimuda mingid unenäod tulla sellel ajal. Et see on näiteks eraldi uurimisharu on näiteks, et vaadeldakse siis, et need transiite, need tugevad seise ja siis jälgitakse, et mis toimub nagu unenäo maailmas ja ma olen ise ka jälginud need, et see on hämmastav, mismoodi need asjad nagu hingavad koos. Et see ongi see mõiste, et kõik hingab koos, et kuidagi see meie enda elu praegult, meie selline individuaalne see, noh, et astroloogia, see sünnikaart on ka, et me vaatame seda hetke, mil sa tegid oma selle esimese hingetõmbe. Nii põnev. Tulid sealt välja, on ju, hingasid ja siis hakkasid
Nad hakkasid nagu hingama sellest veeloomast ja alguses ema kõhu said veeloom, siis tulid välja, siis hakkasid hingama. Ja siis hakkasid hingama siis seda õhku siin, on ju. Ja see kõik hingab koos, on ju, et siin on puud ja puud hingavad seda, mida meie välja hingame ja meie hingame seda, mida siis puud siis nii-öelda välja hingavad, on ju. Et see kõik on omavahel niiviisi seotud ja siis see ongi see sünnikaart, ongi siis see sinu sünnihetk ongi see hetk, mil sa hakkasid nagu koos hingama, sa hakkasid siin selles maises nagu reaalsuses liikuma koos nende taevakehadega ja siis nüüd see praegune hetk ja nad on kuidagi omavahel siis nagu sellises mingis pidevas punktis, et ma seda vahest kirjeldan niiviisi ka, et kui sa sündisid, et siis sa nagu sattusid sellesse jõesängi. Vaata see ka, et me ei taju, et see päike liiguks, aga tegelikult see päike liigub ka niiviisi, ta on nagu ümber selle linnutee on see päris kiiresti liigub ka. Et see kogu asi liigub niiviisi nagu sirgjooneliselt tegelikult, kõik kogu asi on liikumises ja nüüd inimene ka sündis siia maa peale ja nüüd me oleme siin oma elu jooksul ka, me oleme selles jõesängis, kuniks me oleme nüüd selles praeguses hetkes ja selle praegusel hetkel siin on ka selline nagu aja kvaliteet või selline aja iseloom. Et see, kuidas need planeed seal üleval on, siis hämmastaval kombel siis need sündmused, mis siin all toimuvad, on ka sünkroonis sellega, mismoodi need seal üleval on. Ja see arhetüüpne astroloogia just sellega tegelebki ja see kosmosepsüühe ja see raamat ja siis mida ma enda seal just selle astrotark, selle tarkvara raames ja siis selles YouTube'i kanalil nagu teen, et ma ja räägi sellest. Sa tegid oma enda tarkvara ja vaadata seda, sa lihtsalt sisestasid need andmed on ja andis sulle selle kaardi ette. Väga lihtne. Aga kuidas inimesed tegid kõike seda enne internetti? Enne seda, kui said lihtsalt numbrid sisestada ja kaarti vaadata nagu käsitsi pead joonistama, kus sa tead nende planeetide seisu, mis oli 10 aastat tagasi, nagu kust inimesed siis seda infot võtsid? Jaa, no see, ütleme jah, siis need digitaalsed programmid tulid seal umbes 92 või nii, seal 90 alguses. Aga see enne seda käis käsitsi kõik. Ja seal on sellised paksud raamatud on ja siis selle asja nimi, millega siis taevakehade liikumise kiirust arvutatakse, selle asja nimi on efemeriid. Ja see on selline hästi vana nagu asi, et need vanimad efemeriidid ongi seal mingi, ma ei tea, 3000-4000 aastat vanad. Ja siis muidu see siis nagu, ütleme, lähme aastasse 1985, eks. Et see on kui paks raamat. Ja siis seal on umbes 50 aastat on seal raamatus sees. 50 aastat on siis iga päeva kohta on kirjas, et kui palju näiteks iga päev siis iga planeet liikus. Kas siiamaani keegi teeb selliseid raamatuid? Jaa, siiamaani tehakse ja ma ise ka, kui ma hakkasin õppima, et siis ma õppisin ka niiviisi, et ma ikkagi tegin selle matemaatika käsitsi läbi. Sest see on hästi lihtne matemaatika tegelikult. Ja mingis mõttes ka, et korraks ennast haakida lahti siis sellest digitaalsest poolest. Ja see oli hästi äge tunne ka, kui sa võtad siis selle paberi ja pliiatsi ja siis selle raamatu ja siis üsna lihtne matemaatika ja siis ma arvutasin ka oma need sünnikaardi planeedid ära ja siis vaatasin ja arvutasin oma transiidid ära, vaatasin, mis praegult on ja siis sa saad seal need nurki ja asju joonistada, aga ta võtab palju rohkem aega sellist pühendumust. Aga huvitav oli see, et kuna ta on lihtne matemaatikat, siis said kuskil paberi ääre peal said arvutada, et kui kiiresti näiteks, kus kohas olid eile näiteks Saturn ja Merkuur ja Kuu ja kus kohas on nad täna. Et siis seal, see on ka, vahest öeldakse ka, et kui tahad astroloogiat õppida, et siis on hea nagu näiteks seal paar kuud või 3 kuud käsitsi teha, et siis sa hakkad ka reaalselt tajuma läbi selle matemaatika, et kuidas nad liiguvad, just seda kiirust. Sest nende see liikumise kiirust ka, kuidas nad seal üleval liiguvad, neil kõigil on selline natuke erinev tempo, et sellel on ka juba hästi palju seda tähendust ennast, et nende see tähendus tulebki. Ja iseloom tuleb hästi palju sellest liikumise kiirusest ja siis sellest ka, et mis nagu värvi nad seal taevas on, see täht on ju. Et Marss oli punane ja see mul sinine seal oli üks. Ja see Merkuur on sinine ja siis Veenus on üldse on ju kolmas kõige eredam taevakeha. Et nagu tükk brillanti seal taevas, et seal kui teisi planeete ei tea, eks, aga kui lähed siin millalgi suvel enne päiksetõusu või päikseloojangul lähed vaatad ja lähed otsid selle Koidu EH-tähe ülesse, kes on siis morning star, evening star või siis ongi see Veenuse planeet. Ja kui sa reaalselt näed seda Veenust seal taevas ja ta on siis peale päikese ja Kuu on ta kõige eredam taevakeha.
teda on isegi päeval näha, ta on nii ere. Ja siis, kui sa õhtul näed seda, siis aga ta ei ole siis kõrgel, ta on kuskil hästi madalal. Ta on alati päikse lähedal. Sest ta ongi nii, et kuna planeet Maa on siis nagu päike on seal, eks siis meie oleme siin 3. taevakeha päikesest, et siis meist päikse poole on Veenus. Ja siis tänu ja järgmine on Merkuur, et 2 tükki on siis meist päikse poole. Ja siis tänu sellele, et kuna ta on ainult seal, ta on siit nagu ta on praegu ta on ka ta kuskil seal niiviisi, nad mõlemad on seal. Siis tänu sellele nad kunagi päiksest üldse kaugele ei lähe. Sest nad liiguvad niiviisi ümber päikse. Ja siis vahest seda Veenust siis näedki niiviisi, et kui ta on just niiviisi päiksest vasakul või paremal pool ja siis kui ta just loojub või tõuseb, siis ta pistab niiviisi pea välja sealt. Ja kui sa reaalselt näed seda Veenust, et ma seal olen nüüd pildistanud teda ja filminud ja lihtsalt vahest lähen vaatan, et kui sa nagu vaatad teda ja sa näed, ta ongi nagu selline nagu brillant sõrmus. Ma pean õhtul vaatama. Yeah. Mul on siit kohe panoraam. Et ta on selline brillant sõrmused ja kui sa nagu näed teda, siis sul pole mingitki kahtlust, et ta on see ilu, see armastus, see harmoonia, nagu see kõige, seal loodusrahvad ütled, et ta on nii-öelda see nagu tähtede mingi kuninganna või tähtede nagu printsess, et ta ongi see kõige ilusam täht. Et siis sul, kui sa nagu näed seda, siis sa juba saad aru sellest, et mida ta ka sünnikaardis nagu näitab. Nii et ei tasu ainult käsitsi neid valemeid seal läbi teha ja arvutada, vaid vaadata ka ise silmaga taevasse. Jaa. Et ma arvan, see on ka üks suund, kuhu astroloogia liigub või kuhu ma ise liigun sellega ja samas ma arvan, ta liigub ka nii laiemalt, ongi just nagu selle taeva juurde tagasi ka. Et minust selle lääne astroloogia ja üldse selle lääne maailma häda on see, et me oleme liiga raamatutes kinni. Aga võt, nüüd sa tegid programmi. Jah, programmi, jah. On, kes enam viitsib käsitsi arvutada ja taevasse vaadata, sisestavad numbrid ja kaart olemas. No vot ongi, et just hakkasingi selle astroloogia tegema siis, kui ma USA-s olin siin viimastel aastal Ameerikas olnud, siis seal New Yorgis hakkasin sellega nagu jõuliselt pihta ja siis mis ma avastasin see, et 80% Gen Z-st, sinu põlgand siis, USA-s on astroloogia poole, on proovinud mingid astroloogia äppi, 80%. Just siis minu põlgonnast, mis on siis Gen Y, eks, on siis seal mingi 40-50%. Gen Z-dest on 80% on astroloogiale avatud. Ja miks siis? Tänu nendel nutitelefonidele. Tänu sellele, et seal on see Stellariumi äpp on seal. Et sa saad, kui sa saad oma telefoni suunata taeva poole ja vaadata. Näed, et see on see. Sa saad tõmmata endale astroloogia äppi ja siis sealt lugeda, eks. Ja siis see on ka, mis ma tegin ka, mis ma avastasin, et eestikeelseid astroloogia tarkvara ei ole olemas. Ja ma tegin sellise tööriista, et eelkõige mul endal oli ka sellist vaja. Sest et üks on see, et mulle meeldib ka väga teha siis eesti keeles rääkida, eesti keeles podcast on palju mõnusam teha kui inglise keeles. Ja siis mul on kliendid Eestist ja kuna ma tegelen selle arhetüüpse astroloogia, siis ma mõtlesin, et teen siis kohe sellise tööriista, millega mul on seda kõike palju mugavam teha, millele kliendil on ka huvitavam, siis et mul alati see, et see lugemise kogemus oleks ka selline nagu hea toode. Et mis ma vaatan, kui ma seda sünnikaarti loen ka, siis ma näitan seda päris taevast. Inimesel tekiks selline kehaline kogemus. Siis on, et oleks puhas veebisait, et tal on see user interface on nagu ilus ja puhas on ju, või see lehekülg ise. Ja et oleks nagu professionaalselt eesti keelest toimetatud siis nagu need planeetid ja kõik need tähendused. Ja siis sealt see mõte tuli ja siis nüüd see saigi aasta alguses sai valmis ja samas ka siis see, et kui inimene käib sünnikaardi lugemisel ära ja ta soovib ka siis näiteks ma vaatasin oma sünnikaarti esimest korda niiviisi selle läbi see arhetüüpse astroloogia selle nagu vaate või selle luubi armi 2019 ja see oli kui esimest korda ma sünnikaarti vaatasin. Ja nüüd ma nagu viimastel aastatel ja nüüd eriti see viimased 2 aastat ja nüüd 3. aasta jooksul, kus ma nagu eriti intensiivselt tegelen sellega, siis ma aeg-ajalt ikka vaatan oma sünnikaarti, sest see niiviisi, et ma ei pea isegi lugema neid tähendusi, aga kui ma olen nagu need suhted seal selgeks õppinud ja siis ma lihtsalt vaatan seda, siis need reaalselt nagu räägivad ise muga. Siis ma näen nagu enda mingit külgi ja asju. Ja muidugi see transiitide teema on nagu eriti huvitav, et jälgida, et siis mis on minu mingi praegune ajatsükkel, seal on nii palju sünkroonsusi, see aitab mingid teemasi vastu võtta, ta aitab siis mingid teemasi lahendada. Kas sa vaatad ette ka neid?
üldjuhul ma ette ei vaata, aga iseenesest saaks vaadata. saab vaadata küll ja. Aga see nagu põhimõtte pärast või sellist ei viitsi või pigem pole mõtet? Ette näeb selles mõttes niikuinii, et kogu see värk käib nagu tsüklitega. Et parasjagu, kui sa oled mingis tsüklis sees, siis sa tead, et 2 aastat kestab veel. Ja mul nüüd ma tulingi siit, ma olengi nüüd praegult mingis 4-aastasest tsüklist nagu välja tulemas. Ja siis olingi täpselt nagu vahepeal siis satud nagu nende tsüklite nagu vahepeale. Ja siis mul sai just see suur teema sai läbi ja siis ma nii selgelt tajusin ka, et mis see kõik mu elus oli ja kõik see oli täielikult nagu sünkroonis sellega, et mis mul toimus elus ja siis see tsükkel. Ja siis ma nagu ootasin natuke põnevusega, et mis mul siit nagu eestulekul on. Ja siis vaatad neid transiite või neid kombinatsioone ja siis vaatad, et nagu ei oska üldse aimatagi. Et nagu kuidagi nagu näed küll ette ja natuke nagu võid lugeda nii, aga ega aru ei saa seniks, kuni sa juba seal sees oled vaikselt. Ja siis juba, kui sa ütleme, oled selle uue perioodi alguses, siis oled seal juba vaikselt sees, siis hakkad nagu seda oma nahal ka tundma seda. Ja siis on huvitav jälle uuesti nagu tajuda seda ja vaadata, näed, ongi sellised teemad, et kuidagi kuidagi elus on selline evolutsioon, ta areneb. Aga jah, ta nagu ei aita niiviisi nagu ette vaadata niiviisi, et mingid ülikindlalt teadmist toob. Ja selles mõttes on nagu, ma arvan, hea ka, et väga palju tahad ette teada ka, et sa tahad, et elus oleks ikkagi selline ärkad üles, et elu üllataks on aga samas siis, mis ta nagu aitab teha, ta aitab teinekord nagu teadlikum olla või vaata vahest saad elult nagu korraliku matsu on ja. Et siis ta aitab ka või kukud hobuse pealt maha, siis ta aitab ka nagu märgata seda, et miks võib-olla juhtus selline asi. Vaata, mis seal lugesime ka neid asju, see oli just see potentsiaal ja see varju pool. Ja siis vahest elus ongi juhtub nii, et on seda varju teemad ka. Vaata et siin hästi paljud on nagu valgustöötajad, aga ma olen just viimasel kuulnud ka sellised variante, et on nagu varjutöötajad. Et sealt varjust, et tänapäeval on just seda varju teemat on ka nagu hästi palju, et kuidas sealt siis sellest varjust, mitte et nagu varjutööta oleks kuidagi halb on ju, aga et sealt varjust nagu see vari teadlikuks tuua ja siis sinna nagu valgust tuua just sinna varju. Et see on, mul on need sõbrad, ma nende jungiaanliku analüütiku või psühholoogid, et nendega olen ka seal hästi mitu podcasti teinud erinevatel teemadel, just nendel astroloogia teemadel ja sünkroonsuste teemadel ja siis mul üks hea sõber on ka, see on see jungiaanlik analüütik, siis ta küsis mu käest, vahest helistame, räägime jutust ja küsis mu käest, et no ütle nüüd hästi lihtsalt, et mida see arhetüüpne astroloogia aitab sul teha. Siis mõtlesin talle, et mida see aitab teha, see aitab selle varju integreerida. Aga sest elus ka juhtuvad mingid asjad sellised, võib-olla mitte nii positiivsed, eks. Et just ühelt poolt on just siis nagu need, kes kuidagi rõhuvad hästi sellisele mingile realisatsioonile ja umbes, et ajan mingit sellist nagu mingid ülimad seisundid taga ja et ma olen kogu aeg nagu ülim on ja. Aga ma ei tea, nii palju isegi nagu ma ringi liikunud olen näinud, siis et ikkagi nagu see duaalsus jääb alati alles, et sa oled nagu mingi, et sa võid olla tõesti väga sellises heas kohas omadega, aga tihti see teine pool roomab alati tagasi. Ja siis minust arhetüüpne astroloogia nagu aitabki ja vahest see teine pool hiilib niiviisi tagasi, et sa ei saa nagu arugi vaata. Aga oluline ongi siis seal nagu peatuda ja tähele panna seda varju poolt. Ja vaata, mis on nagu suurim teema elus on ka, on just see nagu see andeks andmise teema. Vaata ise endale andeks just, andmine. Mitte teise inimese pärast, vaid ise enda pärast. Ja ise endale andeks andmine ja siis et tihti on ka see, et vahest, vaata ka inimeste vahel tekivad ka mingid teemad tihti, mingid tülid või mingid arusaamatused. Ärid ei toimi koos, erinevad nägemused, sellest, kuidas mingeid asju tegema peab, et tihti hästi palju on elus seda neid kokkupõrked ja siis see aitab ka võib-olla siis nagu rohkem see olla nagu selline andestav või võtta siis aru saada selle teise inimese kohast. Ja täpselt sest tavaliselt on see, kui mingi sündmus juhtub, eks mis toob mingi probleem, siis inimesed lähevad kõik egosse ja siis läheb ikka tükk aega, et sellest egost välja saada. Ma enda pool olen seda märganud ja siis see ego on nagu nii loll asi, et ta õigustab on ja umbes, et ikka nii nagu mina näen, on asjad on õiged on ja et siis mida kiiremini sellest nagu lahti saad, siis seda kiiremini nagu sa liigud jälle selle päris nagu selle tõe või selle
selle tervenemise või selle juurde, eks. aga see vahest on see ego on nii võimas, et sa võid nagu olla, tead, mingi valgustöötaja või realisatsioon ja mingi tead, ülim tüüp, aga see ego, see on alati on seal. Ja sa oled see, keegi ütles ka hästi, et öeldakse, et mida suurem valgus, mida suurem kuuru või mida suurem valgustöötaja, siis seda suurem vari ka alati. Loogiline. Hästi loogiline, et selle puhul tuleb hästi nagu teadlik olla, et aga varjuga tegelemine, arhetüüpne astroloogia aitab selle varjuga tegeleda, aitab enda elu siis kuidagi rohkem nagu kiiremini vastu võtta, siis vaata jungiaanlikus psühholoogias on see mõiste on nagu see individuatsioon, mida see tähendab, see on nagu see isiksuse areng on see, vaata, oleme nagu sündinud siia, et inimestena, isiksustena areneda. Mul on terve elu on niiviisi, et mul iga aasta mul erinev. Sest ma võin nagu maksimaalselt 1 aasta olla mingis teemas sees. Selles mõttes, et eriti kui ma näen, et see ei ole nagu mingi õige rada, või mingi energia mulle ei sobi. See on niiviisi, et mul on niiviisi, mul iga aasta ma arenen. Ma ei suuda niiviisi, et mul jääb niiviisi, et mul jääb kuidagi areng jääb seisma. Ja nüüd ma olen oma selle nagu eluteega jõudnud, siin ma hästi pikalt otsisin ka sellist nagu valdkonda, millele nagu hästi tugevalt fookust panna. Mingi selline, eks astroloogia on ka selles mõttes nii, kuidas nagu öeldakse, ta on nagu see ebausu, vaata see on see kõige jõhkram nagu see lause on ka see, mida see öeldakse, et ta on ebausu kullastandard. Vaata see on see teema, mida nagu kõige viimasena üldse nagu tõsiselt võetakse. Aga me vaatasime seda mu kaarti, sa rääkisid mulle kõik seal minu nagu need iseloomud ja käitumised asjad ja nagu, kuidas see saab olla ebaus, kui see kõik oli 100% tõsi ja ma nagu nõustun absoluutselt kõigega, mis sealt välja tuli. Jah, et see ongi selle kaasaja probleem on see, et see ütleme see mainstream või see nagu see peavool ja see teadluslik maailma pool ka või kuidagi hästi lihtsalt öelda. Et see maailm, kus me elame, et see on üliülbe. Nagu üliülbe kõikide asjade suhtes. Ja siis häda on, see on ka, et hästi palju on siis seda, ja see on kõikidel inimestel sees ka ja ma arvan, et see mingis mõttes ka mingi asi, mis hakkab nüüd muutuma. Tänu selle, et me nüüd siseneme sellisesse uude ajastusse, see on pikem teema natuke, aga mis hakkab muutuma, minust hakkab muutuma see, et see vastandumine hakkab ära lõppema. Et siin hästi pikalt on olnud, et üks tõde on ja üks jumal või ma ei tea, siis üks mingi teaduslik tõde, üks mingi religioosne tõde. Ma arvan, et see kaob ära nüüd tekivad sellised, öeldakse nagu selline mitmekihilisus. Et see on ka alati, kui ma räägin ka astroloogiast, et siis, et mis ma ise nagu üritan ka nagu võib-olla siis astroloogiasse midagi uut tuua, kuidagi nagu lasta selle nagu areneda, sest samamoodi nagu mul endal ei meeldi, kui ma muutun selliseks nagu hakkan kordama mingit sõnu kuskilt raamatust on ja või siis mingi selline fundamentaalne jutt, see vaata, mis on selline, et umbes, et ma tean, kuidas asjad on, ma ei tea, kuidas asjad on, eriti nagu, miks ma peaksin uskuma midagi, mis on kuhugi raamatusse kirja pandud. See teadmine algabki sellest, et tegelikult teadvustad, et sa ei tea mitte midagi. Jaa. Ja samas jätad siis nagu selle lugupidamise kõige suhtes, mida sa nagu kuulad ja mis sulle vastu tuleb. Et sa ei nagu vastandu selles mõttes, et sa ei ole nii ülbe ja ei ütle näiteks, et see on mingi mõttetu jutt. Vaid et sa kuulad selle jutu ära. Ja kui sobi jätad sinna ja kui sobib mingi osa, siis võtad selle endaga. Jah, täpselt. Et selline mitmekihilisus, et me ei vastandu enam. Ja ma arvan, et see on see, kuhu ma vähemalt tunnen, iga poolt näen neid märke, et see on liikumas sinna poole. See maailm nagu tervikuna ka. Nägin üks postitust, kus üks tüdruk kirjutas. Kuulge vandenõuteoreetikud, et me palume kõik vabandust teie käest nagu. Jaa, no see ongi eriti, ma ei tea, siin kõik asjad, mis viimasel ajal välja tulevad, on ju, aga jah, see pole see tsüklilisuse teema, või see mingi ajastu muutumise teema, et see on ka vanal ajal siis astroloogiaga hästi tugevalt nagu seotud olnud. Et siin me ise siis tegin ka ühe
podcast'i ja seda muidugi väga palju kuulatud, sest see oli selline üsna akadeemiline teema. Aga siis, aga astroloogias ka, siin sünnikaardis ka me rääkisime sellest Saturnist. Ja siis Saturn, ta liigub seal taevas hästi aeglaselt. Ja siis kreeklastel oli selle tüübi nimi oli Kronos ja siis kreeka keeles ongi nagu aeg. Ja siis ma tegin ühe siis seal selle Tartu ülikooli Vana-Kreeka keele ja siis ta on ladina keele mingi professor, siis me tegime sellest Kreeka, sellest ajajumalast tegime saate. Ja seal tegelikult seal Kreekas oli nagu 3 tükki oli neid ajajumalaid. Ja miks ma sellest räägin, on see natuke võib-olla see, et me praegult oleme vaata sellises nagu mingis suures muutumise ajas. Et üks ajastu, et vaata siin räägitakse, et vaata kõik on võib-olla kuulnud seda teemat, nagu see veevala ajastu tuleb. Või siis Indias on nende asjade nimed on nagu need juugad, on need suured tsüklid. Et eksisteerib selline nagu lühike, et see võib rääkida, et seal kreeklastel oligi siis nagu 3 nagu ajajumalat oli. Ja siis esimene aeg oligi siis see Kronos. Ja siis see on selline aeg, mida me kõik inimesed tunneme ka. Et vaatad kella ja siis ärkad kell 7 ja siis kell 24 tundi ühesõnaga. Jaa, 24 tundi, et ta on siis selline kell tiksub, eks, ja ta on siis selline nagu osadeks jaotatud aeg, mõõdetav. Ja see on siis see aeg, mida kõik tunneme. Aga siis neil oli üks teine ajajumal oli seal, selle tüübi nimi oli siis Kairos. Ja siis kuidas siis sellist aega kirjeldatakse, siis tema oli see nagu see õige hetk. Teda kirjeldati niivis, et näiteks kui jahimees läheb jahile, siis see tõmbab selle vibu niiviisi. Ja siis seal on see kits. Ja siis see hetk, kui ta selle noole lahti laseb, vaat see on see õige hetk. Ja siis seal on vaata teinekord on need sünkroonsused on. Mõtled kellegi peale ja siis ta helistab sulle. Või siis mõtled mingit mõtet. Ennem ka ma siin rääkisin midagi, ma rääkisin sellest 4 astroloogia põhiideest ja siis siit endas üks kull ja siis 3 varest aastate taga, nagu 4 tükki. Vaata, see on see, et... Nagu minu sünniaeg näiteks, kuupäev ja kellaaeg täpselt samad. Ja sünkroonsus jälle. Et vahest elus juhtuvad siis sellised õiged hetked, kus siis meie peas toimub midagi või siin sees toimub midagi ja see väljas toimub ka midagi. Mul on sellest üks podcast tehtud ka, see on päris, seda on palju kuulatud, see on nagu hästi huvitav. See on nagu see tiksuv kell, see 24 tundi, siis on see aeg, mis on nagu see õige hetk ja siis on see 3. aeg, millest tänapäevad tsivilisatsioonid ja mitte midagi. Ja siis ongi see suur aeg. Need on need ajastud. Need on need, me olime siin selles praegutame siis kalade lõpus ja nüüd liigume sinna veevale ajastusse. Mitme aasta tagant need ajastud siis vahetuvad? See ongi, ta on umbes mingi 2000 aastat on üks aeg. Ja siis see on siin siis Indias on ka siis, vaata Indias oli selle asja nimi nagu juugad on need, et just me olime selles Kaali juugas, mis on selline nagu pimeduse ajastu. Selline see Kaali jumalanna on ka siuke karm, ta lõikab seal päid maha ja see on siuke nagu üsna siuke dark age või siuke tume aeg. Ja siis nüüd me olemegi sellel ülemineku perioodil, kus hakkab see consciousness või see teadus hakkab nagu tõusma. Ja ma arvan mingis mõttes kõik näeme seda, millise kiirusega praegult muutub maailm. Et mis see töötab nagu selle AI-ga üli palju, et see on, ma arvan, 5 aasta pärast me ei tunne maailma ära, kui palju ta muutub just tehnoloogiliselt. Ja ma arvan juba, kui mingi 2 aastat tagasi kerida, siis vaata, kui palju on tegelikult muutunud. Ja kui palju muutub see maa ise, mida inimesed nagu kõike üritavad tast nagu välja tõmmata, et kõik muutub nii kiiresti ja see ongi see pikk aeg. Ja siis kuidas see aeg siis on, et kuidas see siis tiksub, eks. Et seal ongi see selle asja nimi on nagu keeruline sõna, aga see asja nimi on nagu pretsessioonitsükkel on see. Ja siis et me siis kõik teame, et oletame, et maakera on siin, eks, ja siis ta siis nagu pöörleb, on ju. Ja siis tänu siis selle pöörlemisele siis see päike kogu aeg tõuseb, eks. Ja siis see päikese vari ja siis päike valgustab ja siis see vari tekib tänu sellele pöörlemisele. Ja siis aastaajad tekivad siis tänu sellele, et siis tal on see väike siuke jõnks on nagu niiviisi. Ja siis nüüd kohe siis talvel on siis niivis, et päikest üldse siia meile ei ulatu ja siis suvel on see jõnks on täpselt niivis, et siis see on hästi valge, et päikest on hästi palju. Aga siis seal on üks jõnks on seal veel sees. Et siis ta oma selle, tal on see telg siin sees ja siis ta oma ümber selle telje pöörleb ka, aga üli aeglaselt.
niiviisi, et 72 aastaga see telg muutub 1 kraad. Et see on nagu praktiliselt on see nagu võimatu seda märgata, aga seal juba ja see ongi nüüd siis see ongi see suur aeg suur jah. tükk. Ja siis ta selle täisringi ta teeb ära seal mingi 25 000 aastaga. Ja siis ja selle 25 000 aastaga siis ka, et kõik need planeedid liiguvad taevas hästi kiiresti, aga siis need tähed üldse ei liigu, aga tegelikult nad vaikselt liiguvad kogu aeg, aga me lihtsalt ei, see on nii väike liikumine. Aga jah, siis hämmastaval kombel, siis seal Indias ja siis kõik mingid vanad tsivilisatsioonid, need kõik teadsid sellest. Need, ütleme, tänapäeval ikkagi meie see aeg, kus me elame, see ütleme, tehnoloogiline pool on meil üsna hea, aga selline maailma nagu tajumine on nagu ülialaarenenud. See ongi mingis mõttes selline mingi pimedusajast, et me tegelikult üldse ei mõista seda, mida vanad tsivilisatsioonid kõik teadsid. Mõtlen need nagu meile teadaolevalt need tüübid, kes selle ära nägid, et see 1 kraad liigub seal 72 aasta jooksul, need olid seal mingi aastal mingi 200 või 300 seal need mingid kreeklased on ja seal mingi Hipparchus ja mingid siuksed tüübid. Reaalselt, kuidas ma ise sealt nendest äppidest olen nagu vaadanud niiviisi kerinud 72 aastat või siis kerid 1000 aastat. Kui 1000 aastat kerid, siis näed küll, et liigub. Aga kuidas need vennad üldse nagu, vaata, et kui nagu tugevalt pidi olema treenitud see tähelepanemise võime jälgida ühte tähte. Seal üks podcast on tehtud ka siis selle Mesopotaamia astroloogiast, see on nagu üks vanimad astroloogiad, mis me teame. Siis neil on sealt ka hästi palju need savitahvlid on alles. Siis need Mesopotaamias, need tüübid, need kõige vingemad tähetargad olidki seal juba mingi 3000 aastat enne, mingi 5000 aastat vana nagu materjal. Sa just räägid savitahvlites, mõtlesin, äkki neil olid ka mingid siuksed tehnoloogiad on ja mida meie isegi ei kujuta ette. Ja vanast nagu mingis kaugemas ajas kindlasti olid, aga nendel oli, ütleme, et see vaatlustehnoloogia oli nii kaugele arenenud, et nende tüüpidel oli iga täht oli vaatluse all. See nagu jälgisid ühte tähte, kui see täht muutis seal mingi värvi või midagi natukene, siis kohe jälgisid, et mis toimus. Et see häälestumine nagu maailmale oli niivõrd suur ja niivõrd sügav, et vahest ütleme, kus mul endal ka see astroloogia asi hakkas nagu liikuma, oli see, et iPhone tuli siis, mõtled, see suur muutus ongi mingis mõttes see iPhone on ja, mis on nagu seda elu täielikult muutnud. Ja siis ma vaatan kunagi, see oli, kui iPhone 1 tuli välja ka, siis ma ostsin ka selle suht algusel krooni ajal endale. Ja siis ma mäletan, millal mul see Stellarium, see tähevaatamise äpp sinna tuli, aga ma olen suhteliselt alguses. Ja siis kuskilt ma teadsin, et seal väljas on need tähed, eks, aga siis ma teadsin, et mingid planeete on võimalik silmaga näha. Kuskilt ma lihtsalt teadsin seda. Ja siis oligi see, et sa vaatad telefonisse taevasse ja siis sa näed seda. Ja see mingis mõttes nüüd ka see tehnoloogia aitab meil ka nüüd nagu taas luua, eriti nüüd nagu see vanapõlvkond, need ei muutu üldse. Ütleme, et vanu inimesi üldse on raske nagu panna, muuta nende uskumusi, et muuta saab just neid noori. Ja nüüd ongi need sinu põlvkond just on ju Gen Z on ju, 8% on sinna tähtede poole, 8% on sinna astroloogia poole. Et jällegi see on niivõrd suur muutus ja just tänu tehnoloogiale, et mingis mõttes ka see astroloogia, millega ma ise tegelen, et ma liigun ka sinna poole, nagu ma arvan, see ongi mu elu mingi ülesanne või millega ma olen siia tulnud, on see, et terve see taevas, vaata muidu astroloogia keskendub ainult nendele planeetidele ja siis sellele sodiaagile, see 12 seda loomamärki ja siis need majad, aga tegelikult on kogu see värk on. Ja seal ja siis erinevad kultuurid on igast erinevast sellisest tähtkujust rääkinud mingid lugusid. Ja minu arust vahest ma aina rohkem tunnen taevast ära. Nagu, lihtsalt ei ole vaja isegi seda, ei ole telefoni vaja, et vaatan, et okei, neid tähti tean, see on mingi, ma ei tea, kaksikud on seal, on ju, Sõnn on seal, need Plejaadid on seal, ma ei tea, Saturn on seal, Marss on seal, et siis mida rohkem seda ülevalt seda ära tunnet, siis see on, mõtlesin, kunagi ma läksin õue ka, siis mõtlesin, et kui sa vaatasin üles, sa tead, kui sa vaatasin üles, sa tead, et tegelikult see igaüks on mingi tüüp. Aga vaata ei tunne lihtsalt, aga kuidagi nii väga tahaks tunda. Aga siis vaatad seda, aga see tundub nii raske ka. See tundub nii raske vaatad seda.
kuidas me sellest kõige, kuidas me selle mustri siit peaksin ära tundma. Aga kuidagi niiviisi nagu vaikselt hakkad minema ja see on nagu ülihuvitav ka, et seal ma mul on seal Ameerikas liigun palju ringi ja siis just nende põlisrahvastega või indiaanlastega ja siis sealt nendega suheldes siis ja nende seda tähevärki õppides ka, siis hakkadki nagu, see oli ka nagu tänu nendele ka, nemad juhatasid mind rohkem sinna poole. Kõik juhtub põhjusega. Ja. Et jumal äge oleks, kui, ja siis vaata, kuidas nemad räägivad, ongi see, et kogu see ülailm, kutsuvad seda ülailmaks, eestlased kutsusid ka vanasti, et oligi nagu see ülailm, see oli keskilm, kus meie oleme ja kus kõik neljajalgsed on, ja siis on nagu see allilm, kus on siis, ma ei tea, kalad ja mingid mutid ja kõik nagu maa-alune, 3 ilma. Ja siis erinevad lood on ju 3 ilmast, aga just see ülailm, kus on siis linnud ja tähed. Et siis nad ütlevad, et mida rohkem sa õpid selgeks või mida rohkem sa lood suhet siis nagu lindudega, õpid ära tundma linde ja mida rohkem sa õpid siis nagu tähtedega tundma, siis vaata, mida rohkem sa paned oma seda fookust ülesse, siis su teadus hakkab tõusma ka. Ma täiega mõtlema praegu selle 3 ilma peale, et vaata, kust tuleb loo ehk et kuidas eesti keeles on siis seadus. L-täht ehk et land, A-täht ehk et air ja 2 siis water. Et kõik need seadused ongi tegelikult nende 3 asja järgi siin paika pandud. Mis on ka parem. Sa enne mainisid vaata 12 tähemärki, et ma olen kuulnud, et tegelikult peaks 13 olema. Et samamoodi kalender on, et tegelikult võiks 13 kuud olla on ja siis samas 13 tähemärki. Et kus see üks siis vahelt on, mis jutt see on üldse, kas sa oled ise selle peale mõelnud kursis? See on ülihea küsimus ka, sest kui ma selle tarkvara tegin, siis ma võtsingi kõigepealt selle lääne traditsionaalse süsteemi. Sa pead selle võtma selle pärast, et see on see, millest kõik aru saavad. See on nagu see tavaline kaart. Ja siis seal ongi see suur küsimus on see, mida siis ka seda sama küsimust küsis siis vaata selline tüüp oli nagu Johannes Kepler siis koolist, võib-olla natuke mäletama, aga ta oli siis see tüüp, kes siis nagu avastas selle, et päike on universumi keskpunkt. Siis tema küsis sama küsimuse, et miks 12 tähtkuju? Miks mitte 24? Miks mitte 10? Aga tegelikult on ju 13. Ja siis enda see tarkvar, just mingi nädal või 2 nädal tagasi, siis ma tegingi nagu selle päris taeva sinna. Panin selle 13 ka. Ja seal tegelikult see 13 on seal, tema nimi Maokandja on. Ja siis ta on seal Skorpionist järgmine. Ehk et peaks olema Maotähtkuju, Maokandja. Maokandja, ta on mingi selline, ta on just isegi see madu, kes kuidagi ennast nagu seob ümber selle mingi... niimoodi läheb. Ja, aga see on üks asi jälle, mis mind, see on nagu hästi huvitav teema, et see sisse tõid ka, ja sellest nagu ka Ameerikas on ka nüüd, ütleme sellised astroloogid, kes nagu üritavad siis võib-olla astroloogiat nagu reformida või kuidagi nagu arendada seda, siis tekibki see küsimus, et miks 12 tähtkuju ja siis vaata, mida veel lääne astroloogia on teinud, mis on nagu hästi, vaata, nagu enne rääkisime natuke selline nagu dogmaatiline või nagu raamatudest kinni, on see, et nad on iga selle taeva osa jaganud 12-ks. Et see on nagu 12 pitsalõiku. Et lõvi 30 kraadi ja nagu siis neitsi. Kustutame ära, teeme uue pitsa ja teeme natuke väiksemad sektorid. No võt, et ongi, et kui sa lähed õue, siis sa ei näe sükest pitsat seal üleval. Et see on jälle see, et inimene on oma selle meele toonud sinna ja siis pand selle sinna peale. Ja siis ma tegin ka sinna, seal enda seal tarkvaras saab ka nüüd nagu panna niivis, et sa saad nagu selle päris taeva valida. Ja siis seal ongi neitsi on seal palju suurem kui 30 kraadi, Skorpion on seal hästi väike, mingi 10 kraadi, et nad kõik tegelikult varieeruvad natuke. Et ei ole võrdsed kõik. Ei ole võrdsed, jah. Et nad on, seal looduses ei ole vaata sellist inimene lihtsalt, inimene teeb 4 nurka ja looduses on ring. Samamoodi oma keha, vaata, te keskelt pooled ei ole täpselt samasugused on ja identsed. Ja tead, see on jälle... Seda, indiaanlased räägivad ka seda, et see on palju nagu see nagu valge mehe teema ka. Et valge mees on hästi nagu meelele orienteeritud. Ja seda ma nagu näen maailmas ka ja astroloogias näen ka seda, et seal indiaanlased kogu küsivad, et seal on nagu tüübid, kes ei ole kunagi ühtegi raamatut lugenud. Nad on kõige targemad inimesed, keda ma olen kohanud. Siis nad ütlevad, tead, mis on valge mehe häda. Ta liiga palju loeb raamatut ja liiga palju usub seda, mis sinna raamatusse on kirja pandud. Vaat seda riiulit sealt. Ma olen täpselt ühe sealt ära lugenud. Ja, seda ma ei kuulnud sul siin saatest. Kogu aeg mainin, see on nii naljakas lihtsalt, et nagu
mul on tulnud vahest külla inimesed, et näe, mul on ka see raamat, lugesin läbi, seal räägib sellest, nagu ma pole seda raamatut lugenud, aga ma tean nendest teemadest nagu, et mis ma siis pean lugema, kui ma juba tean. Ja tead, päris teadmine tuleb ka nagu kuskilt mujalt, eks. Ja see on huvitav teema on see. Aga mis need indiaanlased seal ütlevad siis, kus nende teadmised tulevad? See tulebki nagu loodusest endast. Seest poolt. Jaa, et nad ei mõtle midagi välja. Nad vaatavad loodust, nad vaatavad, vaata see loodus on üldse selline nagu triki sõna, sellepärast et eesti keeles ka see sõna loodus, see on alles hiljuti loodud. Et minust see mingi 19. sajandi lõpus või seal kuskil 19. sajandi keskel. Meil ei olnud ennem sellist sõna nagu loodus. Sest et loodus nagu viitab sellele, et me oleme kuidagi eraldi sellest. Et linn on siin ja loodus on seal. Aga seal loodusrahvast, et kellegi ei ole teile loodusrahvad, põlisrahvad, indiaanlased, neil ei ole isegi sellist sõna, et nagu loodus. Kuidagi peab rääkima, aga nad lihtsalt õpivad sellest, mis seal väljas on, nad nii nagu loojaks seda. Looja on kõik selle, see on, mis loob seda kõike. Nende jaoks on vesi on looja, õhk on looja, maa on looja, tuli on looja. Need on need põhiasjad. Need on need, mis loovad elu. Kõik, iga olend peab saama juua vett. See on see, mis annab elu. Iga olend siin hingab õhku. See on see, mis loob elu. Iga olend, peaaegu kõik olendid, siis neil on vaja seda päikse soojust. See on looja. Nende jaoks on nagu looja on miski reaalne. Looja ei ole mingi välja mõeldud asi nende jaoks. Ja siis see on üks huvitav teema, see on ka kuhu ma tahan liikuda selle astroloogiaga. On see, et nad on ka, ma olin seal ühe indiaanlasega tegin podcasti intervjuu ja siis rääkisime kuust, päikesest ja Ameerikas või? Jaa. Issand, kui põnev. Lõuna-Dakotas. Seal võib panna otsingusse YouTube'i tähe inimesed, siis seal on eesti keeles subtiitrid all ka. Ja siis ma küsisin ta käest päikese, kuu ja Veenuse kohta. Ja siis ta rääkis. Ja siis üks hetk küsis siukse lause, ütles, et valge mees nimetas selle planeedi Marsiks. Kust ta selle nime võttis? Ja siis see on nagu ülioluline küsimus tegelikult. Et kõik need nimed, mis need planeetid on, kus nad võetud on? Vaata, meil nüüd see lääne astroloogias, et samas on see nimi on nagu vajalik ka, sest et ta viitab sinna, aga samas on see, et sellest nimest on vaja edasi liikuda ka. Sest me täna kanname siin, see tsivilisatsioon kannab hästi palju mingit roomlaste ja mingit kreeklaste mingit stuffi, mis siis nagu, pole ei ole nagu kõige tervislikum selle osas, kuhu me edasi tahame liikuda. Aga siis seal just kuna need indiaanlased tähetarkust nagu olen uurinud, siis seal on need sellised indiaanlased nagu Anishinaabe indiaanlased ja siis nemad on siis nimetanud need planeedid kõik oma keeles. Ja Marss on nagu red earth või punane maa. Siis Uraan, see oli mul eriti, ma just mingi nädal tagasi avastasin selle. Nad olid nimetanud need uued ka, need uued planeedid. Uraan ja siis Neptuun ja Pluto, mis siis on nagu hiljuti avastatud. Siis Uraan on siis nende keeles on see planeet, kes on nagu kummuli. Ja siis Uraan reaalselt on ka, ta on ainuke planeet, kes on nagu niiviisi nagu oma olemuselt on niiviisi nagu kummuli. Tal on need ringid, ta on see on siis telg on nagu niiviisi. Ja siis nad on kõikide planeetidele andnud siis nagu Pluto on siis see, kes on hästi-hästi kaugel, keda ei näegi peaaegu. Siis Neptuun, vaata ma näitasin sulle, tal on see merejumal ark ja sinine planeet. Siis Neptuun on nende jaoks on siis nagu veemaa. Ja siis Merkuur on see, kes liigub hästi kiiresti, sõnumi vahendaja. Et nad nimetavad asju niiviisi, nagu need päriselt on. Ja. Et ei ole, minust, ja mul nagu nii meeldib see, et eriti nende nimed, vaata indiaanlastel on ju, neil ei ole välja mõeldud nimed nagu meil. Vaata meie perekonnanimedel on veel mingi tähendus. Kui ma ei tea, on seal keegi mingi tamm või kask või siis ma on Veskiväli, eks. Aga siis eesnimedel pole mingit tähendust. Üks on, ma ei tea, Pille ja teine on Toomas aga indiaanlastel on seal nüüd neil on need lääne nimed, aga vanasti neil nimed olid ka nagu päris asjad. Üks oli seal mingi punane pilv ja teine oli kotkas vilge. Ja teine oli siis seal, ma ei tea, hullhobune või siis mida iganes on ju, et nimed olid ka nagu päris.
ja ma arvan, selles on nagu suur võti hakata asju nimetama nii nagu nad on. nii nagu ta on jah, nagu nende päris olemuse järgi. Ja ma arvan jah, selle astroloogias on ka oluline liikuda siis rohkem nagu selle, võib siin rääkida astroloogia nii ja naa ja sünnikaart on ja sünnikaart on lihtsalt nagu see 2D kujutus sellest päris taevast. Siis ma alati, kui ma näen ka kliendil, kellelgi on näiteks mingi planeet on tugevalt aspektis, näiteks Jupiter või Veenus või Saturn või Marss, siis ma ütlen, et tead, mine nüüd, kui saad, siis mine nagu tee tutvust õues. Mine vaata. Ja siis vahest küsitakse ka, et seal keegi käis seal Lõuna-Ameerikas kuskil indiaanlastel külas mingi lääne grupp. Ja siis seal küsisid seal indiaanlase käest, et kuidas see on, kuidas see juhtub näiteks, et kui mingi loom või puu või midagi nagu räägib minuga, kuidas ta räägib, et kas ma nagu kuulen või kas ma pean midagi küsima või, ja siis indiaanlane lihtsalt ütles, et kuula. See astroloogia mõte ka, et mine sinna nagu loo nagu kehaliselt vahetult suhet sellega, mine vaata, vaata, kuula. Ja ole vaja seda, vaata, see meel on nii hull asi seal, mis on just see, mis on nagu kogu see tsivilisatsioon on sellele meelele üles ehitatud. Tõesta, näita enne, siis usun. Ja siis vaata, küsi küsimust. Vaata see nii, see indiaanlastel oli see esimene asi, mis nad must välja rebisid, oli see, et küsimuste küsimine. See ei jõua küsimustega mitte kuhugi. Kuhugi ikka jõuad, aga lõppkogudes sa sellest mingit nagu küsimuste küsimine on ka õige, aga selline liigne keskendumine küsimustel, vaata me kogu aeg kahtleme või. Aga mis see number 1 siis on? Number 1 ongi olemine ja vaatamine, õppimine siis läbi selle, nii nagu asjad on. Vaata, nad nii nagu sa ütlesid, see on hästi ilusti öeldud. Et kui tahad midagi õppida, siis tule vaata, mida me teeme. Lihtsalt siis kui sa hakkad midagi küsima, vaata, nad põiklevad kõrvale. Siis ütleb, ma ei tea. Küsid mu käest, ma ei oska sulle seda vastust anda. Aga siis lõpuks see vastus tuleb kuskil mujalt. Et see vahest on ka, et kui maja endal midagi teada, siis ka viskad selle küsimuse õhku, siis ma ei tea, millal see vastus tuleb. Meil on see, et meil on vaja ilmad jälle kõik see vastandumine ja see, et jälle inimene kuulab kellegi juttu, siis ta juba tekib küsimus, vaata, ta on hästi oma peas. Või siis ta on seal, siis ta on nagu 200 olekut, et kas see jutt nagu mulle nagu läheb läbi või ei lähe, vaata, see on nagu 200, et meeldib, aga see on nagu vastuvõttev võtt. Siis teine on kohe see, et ei, nagu vaata, lähed kinni. See on kuidagi kõik nii, kuidagi me oleme liiga kuidagi selle meele kaasa võtnud. Siin indiaanlased ütlevad ka, et elus tuleb teha nagu üks rännak, aga vahest võtab see terve elu aega. Mis ütled, et mis rännak tuleb teha, sa pead siia liikuma. Sa pead need 2 ära ühendama. Sa pead kuulama oma südamega, sa pead vaatama oma südamega, sa pead rääkima oma südamega. Ja see ütles, see jookseb Indiast läbi ja muudes kultuuris ka, et tänapäeva ühiskonnal, siit on ära lõigatud. Siis kõik on ainult siin. Väga põnev. Ma tahan siia lõppu küsida, et millega kliendid sinult põhiliselt tulevad? Kas mingite murede, probleemidega või nad tahavad lihtsalt ikkagi uudisimu pärast teada, et räägi nüüd mulle, näita mulle? Teed see seinast seina. Et vahest tulevad vanemad inimesed, et näha, kuidas siis, kuidas nad on elanud, et kas see siis nagu vastab sellele, kuidas seal on olnud. No siis nagu saavad kinnitust ikka. Siis vahest tulevad nooremad inimesed, kes tahavad nagu näha selgemalt, et milline see tee ees on, mis need tugevused on. Vahest siis tullakse, et just et vaadata, et mis aeg ees on, et võib-olla olla nagu teadlikum sellest, et mis nagu ees on. Vahest tullakse, küsitakse, et vaatame ajalukku mingid aegu, näiteks mingid kriitilised punktid elus. See on jäämastav, keegi tuleb, küsib. Et vaatame neid aega, siis ta valib täpselt need kõige, nagu kuidas on need kõige tugevamad aspektid elus välja. Need Saturni täisringid või seal mingid opositsioonid, Uraani opositsioonid. Niivis, et kas tema, et ta valib täpselt tegelikult need välja, et see on alati sünkroonis, et seal on erinevaid põhjusi. Mõni tuleb lihtsalt uudishimust, mõni tellib kellegile teisele.
et kellelegi sünnipäevaks või siis lihtsalt kellele tahab, et ta teeks, vahest ma lihtsalt teen ka nii lugemised, et klient ei olegi, ma lihtsalt loen sisse. Et seal on jah, täitsa erinevate põhjustega tuleb, et ja noh, see on nii hämmastav on, iga sünnikaardi lugemine on nii selline kohati hästi selline nagu müstiline ja põnev ja nii tore on seda alati näha ka, kuidas inimesed ennast ära tunnevad. See, kuidas nad on leidnud üles oma tugevused, kuidas nad tunnevad ära enda nõrkused. Vaata see on, kuidas võtad nagu ise ennast vastu, midagi valet ei saa endale. Ei ole see, et koolis õpetati, et kõik peavad nii olema ja nii tegema, on ju. Jah. Kuidagi see toimib, ma ei tea, kuidas see toimib, aga see toimib. Lihtsalt see on kuidagi see märkamine. Nagu hakkad märkama, vaatama. Kõrvalt vaatama. Praegu me tegime mulle sünnikaardi lugemist, on ju. Aga kui ma nüüd tahaks näiteks, et no vaatame, mis see aasta mulle toob. Sükest asja teeksid ka? Saab küll vaata jah, nagu põhjalikumalt sealt. Et iga aasta on seal on nagu need pikaajalisemad teemad ja siis seal on muidugi need lühiajalisemad ka. Nendele nii palju ma taast rõhku ei pane, aga just need pikaajalised, et saab vaadata nii see põhjalikumalt aastat ka. Aga sa vaatad nagu ühiskondlikult ka, ma sain aru, et mis see tulihobus aasta meil praegu algas on ja. Ja ühiskondlikult vaatan ka, et siin just oli 20. veebruar oli see Saturni ja Neptuuni see täpne ühendus taevas ja siis ma teen nagu kord kuus ma olen nüüd teinud peaaegu aasta aega, et vaatan näiteks, et mis nüüd järgmine kuu on nagu ise enda jaoks vaatad kord, kus või sa teed videosi kuskile? YouTube'i? Nii. Ja nüüd lauleti kõik oma kontaktid, YouTube'id, info, kust inimesed siin leiavad ja sinuga ühendust saavad. No siis neid intervjuusid, millest ma siin rääkisin, on ju Mesopotaamia astroloogia ja sünkroonsused ja ajast ja siis seal mingid sellised astroloogia podcastid on minu enda YouTube'i kanal Rico Veskiväli ja siis nüüd see verivärske eestikeelne astroloogia tarkvara, mis siis sai aasta alguses välja, et selle nüüd ma teen nagu seda astroloogilist content eesti keeles, teen siukse kanali nagu Astrotark, siis võib YouTube'i panna ja no siis muidugi astrotark.ee, kui juba neid videosi sealt vaadata, siis jooksevad need lingid sealt läbi ka, et ma katsun nüüd intervjuusi, ma teen praegult sellise väiksema tempoga, et äkki 2-3 tükki kuus aga seda astroloogilist contenti või sisu, seda ma teen iga nädal, vahest teen isegi 2 videot nädalas, et niiviisi ka hästi lihtsalt, selgelt tutvustada inimestele, vaatan seal kuulsate inimeste sünnikaarte, vaatan, mis see kuu on toimumas, vahest räägin, mis terve aasta lõikes on toimumas, siis tutvustan põhjalikumalt seal, ma ei tea, mingid Saturni transiite ja nii edasi, et selline hariduslik teema. Mul tekkis küsimus kohe, kui kuulsate inimeste sünnikaarte, vaata, sa pead ju teadma ka kellaaega, millal nad sündisid, on ju? Jaa. See on siis internetis kuskil. Paljudel on ikkagi olemas, jaa. Minu oma ikka väike nali. Aga kui inimesed tahavad nüüd tulla sulle täpselt sinna lugemisse, siis nad kirjutavad sulle meilile? Jaa, see on ricoveskivali.com. Ma jätan alla descriptionisse ka kõik info, nii et ütle siia lõppu mingisugune idee, mõte, soovitus inimestele, ei pea üldse astroloogiaga seotud olema, aga muidugi võib, et mis praegu tulla tahaks? Jaa, no ma arvan see tähelepanu või fookus. See, et jälgida selliseid sündmusi, selliseid erilisi hetki oma elus, me rääkisime sellest õigest hetkest või see õige aeg. Astroloogia ongi, ja noh muidugi enda elu ka, mis muudab oma elu ilusaks on just see, vaata see sünkroonsus. Sa nagu tunned, et kuidagi midagi nagu toetab. Et ma arvan jah, et see, et silmad sinna ülesse, et kui sa hakkad keskenduma, siis eriti lindudele, vaata linnas on ka, nüüd kevad on tulekul, vaadake linde, hästi palju lindu tuleb, kuulake lindude laulu, hästi terendav. Ja siis silmad sinna üles poole, ma ei tea, seal kullid on seal, kotkad, Kadrioru pargis elab üks kodukakk, seal elab üks kanakull. Märgake rohkem, sest need tüübid tahavad kogu aeg suhelda teiega. No äkki mõni näeb ufosi ka siis? Ja. Kõik tahab suhelda meiega, et linnud tahavad suhelda, loodus tahab suhelda, planeedid tahavad suhelda. Vaata, meie räägime ainult oma vahel. Et minge rääkige selle kõige elavaga. Ilus. Aitäh, et podcasti tulid. Aitäh sulle. Tšau!